arvan, et siin protokoll on natukene meid eksitanud, kuidas see keskväli välja näeb. Vahepeal Joonas Jaanovits andis avavile, ehk siis sõidame ja Ikka Vidasel ära, tundub, et siit Vapruselt on potentsiaal oma esimesele ohtlikule rünnakule. Vidas lööb ja Vidaselt ja esimene. Ja kõik punktid on olulised Ojamaalt. Pikem sööt ette leiab Sonja üles, nüüd on Anier! Anierit löök ja Ott Nõmm klaarib. Alati kindel Vapruselt. Ja no Vaprusele, ma arvan, nad võtaks selle viigipunkti vastu, aga Ojamaal kohe võimalus kasti pealt. Löök ka, aga no täielik. Absoluutselt. Noh, tänagi ju hõimu ei ole keskväljal, ei ole seda kuulsat maailmameistrit. Nii, siit Lepikul võimalus minna. Mööda paremat äärd. Jõuab siit edasi Põdrale pall. Põder kukub, eks natukene lähemal ka sellele maapinnale, aga Luts vasakuga lööb ju. Ei jää palju puudu, et siin oleks sahisenud. Rääkides siis ju Vapruse ja Paide vastasseis ka päris põnev sellele perekonnale, aga Sonja Paide hooaja esimese värava 55. minutil Mudu Sonja viib Paide 1-0 juhtima. No see, mida esimesel poolajal otsiti, see, mida üles ei leitud, saadakse kätte teise poolaja alguses. Ja kergendus Paide mängijatele, Paide treeneritele, aga no kindlasti selle ühega ei rahulduta. Ja no Vapruse puhul, no seda teist poolaega alustati ju igati hästi, aga nüüd kiire Sonja, kiire löök, täpne löök. Hästi liigub praegu Paidel see sööt. Hakkas juba meenutama sellist värava olukorda, kus seal keskelt nende seintega kiirelt tuli, seekord ei leidnud lõpplahendust. Ramon Smirnov, järjekordne Paide debütant, lööb värava ja Paide läheb 2-0 seda mängu juhtima ja jälle need seinasöödud, jälle kombineerimised. Nende toel murtakse praegu seda karu maha. Ja Paide jaoks ei saa olla siin teisel poolel paremat algust, et siin esimese vähem kui 15 minuti jooksul kohe 2 kätte saada, sellegi endale selline hea tugi, mille pealt veel ehitada, üles leida, et nii vaatame siit kohe, et siin alguses üks esimene duelli võitis, sai endale ruumi minna ja sealt viga küll kätte ei saanud, aga Vaprusel veel võimalus minna. Limbergilt sööt karistusalasse, Lepik seal maadleb, sööt Vidasele ja Vaprus lööb ühe tagasi. Ja Vaprus püsib mängus ja 62. minutil Sten Jakob Vidas, Vapruse debütant siis. Täna on debütantide lahing. Oi. Siin läheb põnevaks. Võt nüüd jah, esimese siin 15 minuti sees, 16 minuti sees juba 3 väravat käes ja Vaprate karude rõõmustuseks ka. Seal mõnel on särgid seljast ära, juba oleks nagu... Hiljaks sai Lillander klaarida. Aga Vapruse rünnak jätkub välja paremal äärel, veel üks kaarpall värava ette, Lepik taga. Piht läks siis Anieri kohale ja siis Hugo paistab, et läks ikkagi sinna keskkaitsesse Kõlvartilt löök, aga see läheb mööda. Kuulamas. No nii. Ja läheb Jaanovits, vaatab ise üle selle olukorra ja ohohoo. Näeme meie ka lähemalt. Publiku poolt ka oli näha seal korra läks publiku peale, et vaadati, kas vaadatakse varr üle ja nüüd vaadatakse, aga sealt... võib-olla see kõige määravam. No nii, Jaanovits teeb otsuse. Ja otsus on penalti Vaprusele. Ja Sander Kapper on juba palliga valmi. Kile kõlab. Ja sees ja Pärnu Vaprus viigistab Henri välja. No nii, ja siin trummid pannakse käiku. No nüüd võib need särgid maha võtta. No vaatame ka, seal ikka Salle seal lendab kõvasti, laulud kõlavad, Vapruse siit 2-2. Jah, mindi küll siin, jäädi tahapoole, kuid tuldi järele ja nüüd veel. Ja kui enne oli siuke tundkutel, aga nii siit Vaprus otsib pika palliga kohe ettepoole. Lepik võtab rinnaga maha. Täiesti üksi leiab Vidas lööb ja mida meie silmad siin Pärnus näevad, Sten Jakob Vidas lajatab palli ristnurka ja Pärnu läheb 3-2
2 juhtima, mida? Milline debüüt ja milline debüüt Viidaselt taas ja jälle siin kombineerivad 2 uut mängijat. Lepik täiesti üksi jäetud kasti peal, võtab maha, jätab Viidasele, teeb seda, mida ta alati nii hästi oskab, võtta keskele, leiab selle ristnurga üles, et milline debüüt, ja Paide pingil on näha paanikat, kuigi Vassiljev vaatab väga stoilise rahuga, kuidas ta võistkond praegu laguneb. Oi, aga Savavoorus tuleb kohe selline šokk tuleb. Sellist eduseisu ja head algust poolajale jäävad nemad sellesse tagaajamise rolli ja siit tegelikult Vaprusel ka siin Ojamaa ja Kapper omavahel ja kas Ojamaa saadetakse ka duši alla ja tuleb punane kaart välja. Paide mehed on täiesti pea kaotanud. Hendrik Ojamaa saadetakse duširuumi ära. Ja kas Paide saadetakse kaotusega koju? Oi. No kui su meeskonna kapten niimoodi pea kaotab, siis tõesti 3 punktist ei saa mitte midagi rääkida. Oi, no siin võib öelda selles suhtes, et jälle kuna Kapper seal olukorras oli, et on tõesti suutnud siin Ojamaale täielikult 2 kõrva vahel ja see mäng niimoodi tulla ja noh jah. Oi, jah. No viga oli ära tehtud ja ta läks veel sinna sudi. Ollakse ühemehelises vähemusest, senderdus värava ette, löök ka! Nõmm hoiab. Kapper ise ei eelista seda auti väga visata, aga paneb ikkagi palli mängu. Nii siit viga veel Paidele. Ei ikkagi. Ja vilistatakse mäng lõppenuks. Pärnu Vaprus, kes eelmisel hooajal sai punktirekordiga 6. koha, alistab Paide linnameeskonna. Meie juures Paide linnameeskonna poolkaitse Martin Miller. 2-3 kaotus Pärnu Vapruse vastu Premium-liiga avamängus. Te juhtisite 2-0, lõpuks kaotus. Mis juhtus? See on kõige valusam, et tavaliselt alati need esimesed mängud on väga rabedad ja rasked, aga me suutsime ikkagi lüüa 2 väravat ja selline varisemine lõpus, et ma täpselt ei oska öelda, aga tundus, et jäime natuke passiivseks ja Pärnu pani, ütleme siis need pallid kasti ja jäime hiljaks seal, jäime kaugele, et jäime passiivseks, et ma arvan, et see on tõsine pilgisse vaatamise koht, et igalt ühelt nagu, et meie poolt väga kehva esitlus pärast 2 väravat. Kas tundsite ka, et kaotasite ühel hetkel pea? Võib nii öelda, et oleksime pidanud jätkama täpselt nii nagu pärast meie 2 väravat, aga tundub, et kas siis tuli mingisugune hooaja esimese mängu väsimus või passiivsus või uimasus või mõtlesime, et nüüd on nagu saame rahulikumalt hingata, aga nii ei tohi, et karistati kohe ära, et väga valus. Teid on pakutud ka sel aastal Eesti meistriks, kas tuleb need arvamused kuidagi ümber pöörata? Me meeskonna seest nagu teiste arvamuste ka nagu ei arvesta ja neid väga ei kuula, et see peab meie seest tulema, kas me tahame olla meistrid või mitte, et nii lihtne see ongi. Aga tänase mängu põhjal vast ei saa sellest rääkida? Absoluutselt mitte, aga hooaeg on pikk, et siin on vaja ikkagi väga palju asju parandada ja peame ikkagi edasi minema, et see oli esimene mäng, et on midagi positiivset ka sellest mängust kaasa võtta, kas need 2 väravat või midagi muud? Mul on nii raske midagi öelda, et midagi positiivset, et ainuke positiivne asi oleks olnud võit, et seda ei tulnud, et järelikult hetkel midagi positiivset hetkel kaasa võtta pole. Järgmine mäng on küll karikas Tallinna Kaleviga, et see on hea koht, kus vigade parandust teha. Peame tegema absoluutselt. Okei, aitäh sulle, Martin, edu! Ja Sten Jakob Viidas, no võib täiesti vabalt öelda, tänase mängu kangelane. Räägi, mis tunded praegu sees valdavad? Esimene mäng, ametlik mäng Pärnu Vapruse eest, 2 väravat ja 3-2 võit Paide linnameeskonna üle, kes teatavasti on ju su endine koduklubiga. Jah, emotsioonid on väga head. Esimene kodumäng, esimene mäng üldse, debüütmäng. Paremat algust ei saagi olla, et 3 punkti on käes, tiim väga hea ja endal 2 väravat ja olen väga õnnelik. No te olite 2 väravalises kaotusseisus, lõpuks võitsite. Mis see muutus seal väljakul oli? Kuidas see võit lõpuks tuli? Kas mingisugune detail pääses maksusele? Tahte pealt ikkagi, et jäime taha 2 aga poisid, me ei andnud alla ja see oligi võtmekoht, et me panime veel juurde.
ja lõime selle ühe ära, siis hakkasid, ma arvan, Paide poisid hakkasid üldse jalga väristama ja siis selle tuhhi pealt panime edasi siis. Ja selle pealt siis, jah, 3 punktina. Ja ikkagi iga selline õnnestumine andis ju eneseusku juurde. Just täpselt, et üldse see pre-season nagu tunnen ennast nii nagu hästi ja hea tiim, hästi võeti mind vastu ja et mulle väga meeldib, pole mitte ühtegi halba sõna, et väga mõnus, et jah, kõik on väga hästi. No väljakul on näha ka, et sa tunned ennast mugavamalt, kui sa näiteks eelmisel hooajal tundsid Transis, et vast on see Vapruse keskkond sulle soosivam? Ja ikka, et nagu sa ise ütlesid, et mul oli endal ka tunne, et ma olin kuskil raamis sees, et siin on mul nagu eespool on mul puhta vabadus ja endal nagu kohe lust mängida nagu. Kuidas tähistada kavatsed? Ma ei tea, eks vaatab, peab poistega rääkima, et mis edasi teeb. See on muul midagi. No väga kaua tähistada ei saa, teil on karikamäng teisipäevalt tulekul Tartu Velkoga, esiliiga klubiga. Mida sellest oodata võime? Ei, ikka jah, alahindama me ei lähe, et Velko on ju tugev sats, et alustasid ka ju esiliigat võiduga, et tootub tule ka hea mäng nagu, et jah, muud ei oska midagi öelda praegu. Ja see selline võiduring, mis te seal fännide eest tegite ka, et see ju, ma arvan, jääb sulle veel praegu mitmeks päevaks meelde. Väga pikaks ajaks jääb meelde, et ja väga, paremat algust ei saa olla. Okei, aitäh sulle.